Margus, 120 aastat kutseõpet selles koolis. Mida siin kõigepealt õppida sai? Kutseõpe hakkas Valgamaal pihta aastal 1906 ja põhjuseks oli väga lihtne asi. Saariaeg, Balti kubermangut, raudteesõlm, mis õitses ja arenes ja oli vaja kaubandustegelasi. Ja 1906. aasta 4. juulil kaubandustööstusminister kinnitas 4-klassilise kaubanduspoeglaste kooli põhimääruse. Ja neid kaubanduserialasid õpetati siin erinevates koolides kuni Esimese maailmasõja lõpuni. Siis tuli vabadussõda ja Eesti ajakoolid tulid siia 1925. aastal kool, kus õpetati puidu- ja metalli erialasid, 1930. aastal kool, kus õpetati tütarlastele erialasid ja 1925. aastal tuli kool Helmesse, kus õpetati põllumajanduserialasid. Keda te täna siia kooli ootate ja mitut eriala siin õppida saab? Valgamaa Kutseõppekeskus erineb üsnagi oluliselt teistest kutsekoolidest ja see on selle tõttu, et meil on umbes 1000 õppijat ja nendest ainult vaevalt 500 õpib Valgas, ülejäänud 500 on töökohapõhised õpped ja töökohapõhises õppes on meil logistikud, hooldustöötajad, lapsehoidjad, tegevusjuhendajad ja need õpperühmad asuvad üle Eesti. Koha peale ootame õppima kutsekeskhariduse õpilasi ja need on siis logistikuid, autoremontijaid, kokkasid. Nüüd uus eriala tuleb ka droonide juhtimine ja tuleb ka selline eriala nagu lapsehoidja. Ja siis tulevad meil ka veel sellised erialad, mis on HEV-õppijatele, need on abikokk, köögiabiline, puidutöötleja ja rehvitehnik. Kas teie koolil on ka õpilaskodu? Õpilaskodu asub siinsamas koolimaja kõrval, vahe on 50 meetrit. Õpilaskodu on väga moderne, õpilased ööbivad kõik kahekohalistes tubades ja kuna õpilaste põhitegevus on õppimine, siis me oleme loonud süsteemi, kus sõltuvad õpitulemustest, sõltub ka õpilaskodu hind. See tähendab, et kui sa oled ideaalilähedane õppur, on sul õpilaskodu tasuta, kui sul on peaaegu ideaalilähedane, siis pead sa vähekene maksma ja kui sa oled selline tavaline õppur, siis maksad sellist tavalist hinda. Miks ma tahan öelda, et õpilaskodu on meil äge? Meil on piisavalt palju välisprojekte ja nende projektide raames on meid külastanud väga kõrged tegelased siin Ukrainast, Gruusiast, Moldovast ja need suured kõrged tegelased on maganud ka meie õpilaskodus ja väga kiitnud, et ei jää alla hotellide tasemele. Teie koolil on tulemas ka suur sündmus. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Seda me tähistame 4. juulil 2026. aastal. Ja selle 120 aasta jooksul on see kutsekooli areng käinud siin tõusude mõõnadega ja ma võin öelda, et on käes järjekordne tõusuaeg. Õpilaste arv on tõusnud 1000 õpilaseni, õpetame üle Eesti, kollektiiv on väga nooruslik ja kui me kurdame, et meil õpetajaid ei ole, siis meil on ju pooled töötajatest meesterahvad. Siim ja Vidrik, te olete mõlemad selle kooli lõpetanud ja nüüd olete siin õpetaja rollis, et millest selline otsus? No eks me vist oleme üsna erinevaid teid pidi siia jõudnud, et mina, kui ma siin Valgas gümnaasiumi lõpetasin, siis ma läksin edasi ülikooli maastikuarhitektuuri õppima, aga seda ma ei lõpetanud ja siis lihtsalt läbi juhuse ma sattusin tegelikult siia tagasi õppima ja õppima siis Tisleri eriala koos noortega, et ma olin ise, ma ei mäleta, kas see on 23, 24, teised olid niisugused 16-aastased just põhikooli lõpetanud. Ja ju siis ma kuidagi, ma ei tea, paissin silma, aga igastahes, kui ma lõpetama hakkasin, siis koolidirektor pakkus mulle, et kas ma tahaks siia jääda edasi tööle õpetajana. Ei olnud kunagi mõelnud nagu, et niisugust tööd võiks teha, aga praegu jumal tänatud, et mul nii palju oli julgust, et ma selle vastu võtsin. Lõpetasin minagi selle kooli ja juba natuke peale kooli lõpetamist kutsuti mind siia mõndasid aineid andma. Aga no tol hetkel peale sellist pikka haridusteed, ma ei mõelnud üldse, et ma olin erasektoris 7 aastat. Tegelesin siis ka autoremondi veoautodega, sõitsin, vedasin kaupa, tegin seinast seina töid. Ja selle aja jooksul ka aeg-ajalt kutsuti, kuni siis lõpuks otsustasin, et tulen siis peale seda 7 aastat siia õpetajaks. Vidrik, mida sa täpsemalt siin õpetad ja kuidas seda vastu on võetud?
Mina siis õpetan puitmaterjalide töötlemist, tisler, puidutöötleja, pehmemööbli valmistamist olen õpetanud. Meil on iga aasta õnnestunud ikkagi mitu õppegruppi avada ja ma arvan, et see võti on olnud siiamaani see, et me oleme pakkunud võimalikult palju erinevaid võimalusi, õppimisvõimalusi noortele, et kõik need erinevad kutsetasemed on meil esindatud ja olemas ja. Siim, sina õpetad masinate remontimist, et mida siis täpsemalt? Põhimõtteliselt autode hooldust, diagnostikat, veakoodide lugemist, lisaks sinna siis natuke uuemaid tehnoloogiad elektri-hübriidautondusest ja siis erinevatest juhiäbiseadmetest. Ja sina, Siim, ju korraldad siin ka õpilastele huviringi, et mida see endast täpsemalt kujutab? Jaa, et korraldame iga kolmapäev siis õpilastele huviringi, see toimub peale tunde, et kõikide kursuse õpilased saavad siin osaleda, mitte ainult mootorsõidutehnikud, vaid terve koolis olevad õpilased saavad tulla siia huviringi. Et meil on olnud ka näiteks Priipalu rallikrossil olnud ju kokadest võidusõitjad nii-öelda. Kokatürukud vist isegi on. Kokatürukud on ju, kes on käinud täitsa võidu sõitmas. Põhiliselt hetkeseisuga on meil 3 võistlusautot. Antud võistlusauto, see on meil siin täitsa ringraja võistlusauto, mis vastab siis ringraja nõuetele, et käime ka sellega siis välismaal Baltic Tour Cupi sõitmas. Siis sealpool garaaži otsas on meil üks süke vana mannergute auto, mis hakkab sõitma siis Tarvastu karikat ilmselt järgnevast aastast. Ja oleme käinud siin Priipalu rallikrossidel väga palju ja nii edasi. Õpilased, kes seal huviala ringis käivad, osalevad, saavad planeerida oma neid võistluseid, katsetada autosid, jällegi teha muudatusi, jällegi katsetada, proovida seal võistlustel. Ja meil on ka mõningad ägedad tulemused täitsa välja tuua. Mannergute mõõduvõtul oleme saavutanud 2. ja 1. koha, Priipalus oleme saavutanud kõrgeid kohti. Mille poolest nende erialade teadmised võivad siis kasuks tulla nii täna kui ka tulevikus? Ega see, kui sa tuled ja õpid siin niisugust puidu eriala, võib-olla ma ei tea, masinaid kasutama, seadmeid on ja siis tihti arvatakse, et see karjäär lõpeb kuskil mingisugune see puidupingi operaatorina pingi taga, aga tegelikult ju noored ju õpivad kas või isiklikuks eluks vajalikke oskusi, et kodus, ma ei tea, remonti kas või teha, kuidas on ju. Meil on samamoodi. Teil on sama. Huviala ringist või kas või siin on ju praegugi, et tegelikult tehakse kõik ju meeskonnatööna on ju. Et edasiseks eluks oleks ka see meeskonnatöö oskus, see suhtlemisoskus veel lisaks juurde on ju. Muidugi ja tehnilised erialad on mõlemad on ju, et kui sa juba oled ise tehnika huviline, siis siit edasi ju on väga palju võimalusi. No ja meie mõlemad ise oleme need näited ju, kes on tegelikult kutsekooli lõpetanud ja läinud edasi ülikooli, et meil on praegu bakalaureus on mõlemal tehtud ja praegu ju omandame magistrikraadi. Praegu lõpetame magistrit. Et on kõik võimalik. Rain, siin koolis on üks uus eriala, selleks on mehitamata sõidukite tehnoloogia, et mis äge eriala see on? Täpselt nii, see on täiesti uus ja hästi palju siis ütleme nii, et järjest areneb. See hoomab ennast inseneeriat, IT-d ja robootikat. Et kui ma olen harjunud võib-olla drooni nägema ainult võib-olla õhus filmimas, siis tegelikult see ala on palju suurem. Et tegelikult droonid on meil maa peal robotitena kui ka vee all, vee peal seadmetena, et see, kus nad tegutsevad, on tegelikult ala väga suur. Ja tegelikult pelgalt me ei õpeta tegelikult ainult nuppu vajutajaid, vaid tegelikult me õpetame seda hingeelu, kuidas nad tegelikult töötavad, kuidas sensorid töötavad, kuidas nad omavahel suhtlevad, tehisintellekt, et igati tuleviku tegija eriala. Keda te siis täpsemalt ootate seda asja õppima? Seda, kellel selle vastu huvi on. Et loomulikult väike eelis on, kellel on tehnika vastu eelnev võib-olla huvi on, aga selles mõttes, et me õpetame ikkagi 0-100 spetsialisti lõpuks välja. Ja miks võib-olla siia Valgamaa kutseõppekeskusse tulla, et me oleme Eestis ühed esimeste seas, kes selle erialaga välja tulevad. Ja lisaks ma võin julgelt öelda, et meil on kõige vingem ja kõige uuem tehnoloogia. Millised on selle eriala omandajal töövõimalused tulevikus? See ala on alates klassikalisest politseist, päästest, kuni spetsiifilisemaks läheb see näiteks täppispõllumajandus, kus on ülitäpselt võimalik
põllusaadusi siis seemneid külvata või väetada, näiteks energiatööstus, erinevad siis päiksepaneelid, tuulepargid ja nende inspekteerimine. Samuti logistikas on väga tõusev trend, et alates laod kuni võib-olla oleme tänavatel näinud erinevad pakirobotid, et need samad on tegelikult ka droonid. Nii et alates põhikooli pingist kuni võib-olla täiskasvuni, kellel on huvi ja tahab hoopis karjääripööret teha, sest see on tõeline tehnikarevolutsiooniga saad kaasas käia. Nii et need spetsialistid tulevad kõik meilt. Te mitte ainult ei õpeta droone kasutama, vaid ka neid ehitama. Õpetame, kuidas see sisu siis välja näeb, kuidas need asjad töötavad ja näiteks see ala, kus siis saab õppida näiteks ka 3D modelleerimist ja printimist, see on kõik alg sellele, et kuidas siis droon kokku ehitada ja kuidas modelleerida siis. Nii et see on osake sellest, kuidas siis valmis droon saab valmis, et oma kätega saab jootekolvi kätte võtta, tinutada elektroonikat, programmeerida, nii et sky's the limit. Kärt, siin koolis on võimalik õppida ka sotsiaal- ja tervishoidu. Et mida siis täpsemalt? Meie koolis tõepoolest saab õppida nendel erialadel ja erialad, mida me võimaldame, on siis lapsehoidja, hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja. Teil toimub selline töökohapõhine õpe, et kuidas see täpsemalt välja näeb? Töökohapõhise õppe eripära on see, et 2/3 õppest toimub tööandja juures. Muidugi praktika on juhendatud ja 1/3 siis koolis, et selles mõttes on väga-väga paindlik õppevorm ja me saame seda võimaldada siis sellele inimesele, kes kas on just tööle läinud või on juba töötanud pikki aastaid, kuid nüüd soovib oma kvalifikatsiooni tõsta. Kui pikk see õppeaeg on ja kellele see täpsemalt sobib? Õppeaeg on erinev, et on pooleaastasest kuni 1,5-aastase õppeni, oleneb mis eriala soovib õppida õpilane ja sobib siis ikkagi eelkõige uudishimulikule õppijale, et kes tahab ikkagi rohkem teada ja mis ma oskan öelda, et ega inimene, kelle silmad säravad, on ju, kes kõige enesekindlam inimene üldse ja enesekindlus kasvab ikkagi siis, kui kasvavad teadmised. Ja meil koolis on ka tagasisidena öeldud seda, et mõnikord ei olegi oluline saada teada midagi uut, vaid ka kinnistada seda, mida ma juba täna tean. Ja see tähendab seda, et nad ikkagi ongi kõige särasilmsemad lõpetajad meie lõpuaktustel just seetõttu, et nende kvalifikatsioon on tõusnud, aga kõige rohkem on tõusnud hoopis enesekindlus. Et kui need kaks asja kokku saavad, siis ma arvan, et tööpõld on suur ja lai. Meie kool selles mõttes teeb väga paljude erinevate koostööpartneritega koostööd ja nii hooldustöötajate, lapsehoidjate kui tegevusjuhendajate eriala õpetamisel ja eelkõige, mida me saame välja tuua, on seesama praktiline vara siin, et praktilist õpet saame ka tegelikult koolis ju läbi harjutada. Meil on olemas erinevad nukud, meil on olemas erinevad simulatsioonid, kus saab siis tõesti tõstukitega harjutada, kuidas eakat või erivajadusega inimest aidata, et tõesti see õpe on hästi mitmetahuline, seal õpitakse nii teooriat kui praktikat, aga noh, muidugi põhi nii-öelda vastutus on ikkagi töökohapoolsel praktikajuhendajal, kes tegelikult on ju õppija kõige suurem tugi selle õppe jooksul. Ja siinkohal ma tahangi väga suure pai tegelikult teha meie tööandjatele, kes on andnud meile võimaluse nii-öelda võimalused ja vajadused kokku viia ja oma töötajaid koolitavad. Et teinekord on niimoodi, et neil on hoopis midagi sellist oma töökeskkonnas, mida meil ei ole ja räägivad meile enda õppimisvõimalustest sealpool ja teinekord on meil midagi, mida neil ei ole ja võtavad selle teadmise ja viivad oma asutustesse kaasa. Et selles mõttes meil on hästi kaasaegsed õppevahendid ja meil on hästi väga sellised kaasaegsed ka praktikajuhendajad, kes on kursis erinevate õppimisvõimaluste ja õppevahenditega ja no loomulikult meil on hästi informeeritud tööandja, kes tõesti annab võimaluse õppijale õppida ja meie saame siis õpetada, sest kui on vajadus, siis me loome võimalused ja kui need kaks kokku saavad, siis tegelikult koostöös sünnib alati midagi suurepärast. Ja täna tegelikult on ju niimoodi, et kui on võimalus ja vajadus, siis on väljakutsed, eks? Ja väljakutsed on ikka selleks, et need vastu võtta, et võib-olla siis kõik tööandjad, kes praegu mõtlevad, et kas teha koostööd või mitte, siis ma julgen öelda, et võtke meiega kindlasti ühendust ja me leiame lahenduse. Ja tihti me ei piirdu ainult ühe valdkonnaga, et meil Eestis on ju oskustöölisi vaja väga mitmetes valdkondades ja püüame hoida ennast avatuna ka järgmiste väljakutsete suunas, meie ise ka siin koolina, nii et kõik, kellel on võimalus ja vajadus, võtke ühendust. Sille, te pakute põhikooli õpilastele karjääriõpet, et milleks on vajalik ja oluline? Meie Valgamaa Kutseõppekeskus pakub üle 10 aasta juba
karjääriõpet Valga koolile, esialgu siis Valga põhikoolile. Aastaid tagasi liitusid meiega Valga vallakoolid kõik ja nüüd teist aastat oleme ka Tõrva vallakoolile pakkunud karjääriõpet. Ja lisaks pakume veel valikainekursusi gümnasistidele, nii Tõrva gümnaasiumile kui ka siis Valga gümnaasiumile. Ja kõige sellisemad populaarsemad valikainete kursused on meil koka erialakursused nagu Vahemere köök ja metsast taldrikule. Meil toimub siis see õpe formaadis käed külge. Kui üldhariduskoolides toimub see karjääriõpetus tegelikult läbi üldpädevuste ehk siis läbi teiste õppeainete valdavalt, siis need koolid, kes on meiega siis sõlminud koostöölepingu ehk siis Valga koolid ja Tõrva kool, et nendele me pakume ka siis praktilist tegevust. See tähendab seda, et me läbime mitte ainult siis üldpädevuste raames teiste ainetundide sees, vaid meil on spetsiaalselt kohe siis töötubade näol nii-öeldes praktiline karjääriõppe sees. Et siinjuures me tahaksimegi tegelikult tänada Valga valla omavalitsust, kes on võimaldanud siis meil sellist koostöövormi rakendada ja teha suurepärast koostööd Valga koolide ja koolide direktoritega. Airi, te olete andnud oma panuse siin Valga Kutseõppekeskuses pakutava mittestatsionaarse üldhariduse omandamisele, et kellele see on suunatud? Mittestatsionaarne üldharidusõpe siis Valgamaa Kutseõppekeskuses on suunatud õppijale, kellel varasemalt on õpingutee katkenud. Et mis iganes erineva põhjuse inimestel on ja täna nad on leidnud motivatsiooni uuesti õppima asuda. Pere kõrvalt, töö kõrvalt, et see on kindlasti raskem, kui nende varasemas elus oleks võinud olla, aga on nad leidnud selle motivatsiooni ja pakume paindlikku õpivormi. Et mittestatsionaarne õppevorm siis, mida meie pakume, me pakume õpilasele võimalust koolimajja mitte tulla, et õpe toimub kõik veebi teel. Et 2 kuni 3 päeval nädalas on siis kontakttunnid läbi veebi. Et see pakub õpilasele võimaluse, ma arvan, et ajavõit on see planeerimise mõttes, et sa ei pea kuhugi sõitma, vaid sa saad ükskõik, kus kohas sa asud, sa saad õppest osa saada. Näiteks meil on üks õpilane, kes mängib profitasemel jalgpalli, elab Itaalias. Et ta ei saa iga nädal meie juurde sõita, et õppest osa saada. Meil on olnud lõpetajaid, kes on oma kooli väga edukalt lõpetanud ja omandanud lõpetamisel kuldmedali ja ka 2 hõbemedalit on meie majast välja antud. Üks eriala, mis tundub üsna nähtamatu, ometi on väga tähtis, on logistika ja ma olengi sattunud nüüd logistika õppeklassi. Mati, mida selle eriala raames täpsemalt õppida saab? Lao ja logistika korraldus on eriala, kus õpilane tuleb ja saab selle tunnetuse, mis siis tegelikult selle maailma liikuma paneb. Me teame, et kaubad kuidagi saavad poest otsa, aga homme on nad uuesti poes. Et kõik selle teadmise me saame siin vaadata ja õppida lao suunda, vaadata ja õppida logistika suunda. Laias laastus üks on nagu siis kaupade ja varudega seotud, teine on siis nende siis selliste nagu transpordi ja korraldamisega õiges ajal õigesse kohta. Millise erialasuuna õpilane valib, selle saab õpilane teha peale 2. õppeaastat, alates 3. Et kas ma lähen nüüd sinna lao korraldamise suunda või ma lähen siis sinna logistika suunda. Me suudame selle eriala anda edasi üsna heal tasemel. Et kui keegi peaks otsustama, et peaks kuidagi Tallinnasse minema seda õppima või mingitesse teistesse Eesti linnadesse, siis ma julgen küll julgustada, et tegelikult siin ei saa mitte väiksemat haridust, kui on see teistes koolides samal erialal. Kellele see eriala sobib? Kui sulle meeldib vaheldusrikas töö, tuleb lahendada erinevaid väljakutseid. Väljakutsed võivad olla siis kuskilt seisakutest, väljakutsed võivad olla ka sellest, et mingid kaubatellimused tulid väga suured
ja kui sulle meeldivad need siis väljakutsed, lahendused, seda tagada, siis tule ja õpi põnevat eriala. Millised on väljavaated tööturul, kes on omandanud selle eriala? Kui tööturul mõelda, siis sa võiksid olla tegelikult alates laooperaatorist, kes päriselt komplekteerib, võib-olla laoarvestajast, kes vaatab siis toodete sellist paigutust, võib-olla tegeleb dokumentatsiooniga, logistika poole pealt ja võime sinna öelda, et veokorraldus on võib-olla siis selline kõige esimene aste, aga miks mitte tegelikult ka oma silmaringi laiendada, kui sa lähed ettevõtetesse, kus on nii lennuvedu, nii merevedu, maanteeveost võib-olla rääkimata, et mine proovi läbi praktika ja meie õpilased on just läbi praktika kohtade endale nagu just need tööd ja sobilikud ettevõtted nagu leidnud. Kui küsida, et kuidas maailm pöörleb, et siis pöörlebki siis ümber logistika ja me õpimegi seda, et kuidas siis kaubad õigel ajal õigesse kohta, õiges koguses jõuaksid. Kaidi, räägime õpirändest ka. Täna pakub seda põhimõtteliselt ju iga kutseõppeasutus. Kuidas see teil on korraldatud ja kellele te seda võimaldate? Me võimaldame seda kõikidele oma kooli õpilastele, et meil ei ole üldse oluline, mis erialal sa õpid, isegi töökohapõhised õppijad saavad. Me korraldame seda niimoodi, et pakume õpilastele välja, et on võimalik kandideerida. Üldjuhul on niimoodi, et kes soovib, see ikkagi saab. Õpilane avaldab soovi, saadab meile CV, siis motivatsioonikirja ja siis me komisjoniga otsustame, et kes kuhu, kuna. Kõige tähtsam on, et samal ajal oleks õpilasel ka praktikaperiood ja tal oleks õppekavas ette näidata, et tal on praktika tulemas. Et sellepärast näiteks ei saa meie koolis osaleda esimese kursuse õpilased, sest neil praktikat ei ole. Ja ei saa osaleda need õpilased, kes võtavad endal võtaga praktika üle. Et sul peab olema reaalselt praktikaperiood, sest sa lähed sinna välismaale tööle ettevõttesse. Millised riigid teil valikus on? No põhimõtteliselt võib öelda, et kõik Euroopa riigid. Avalda soovi ja sa saad sinna minna, kui sa tahad. Aga miks on sellist programmi vaja? Meie seas on ju palju inimesi, kes muidu ei saa kuskile piiri taha minna ja välismaale. Ma näen neid väga palju oma projektis, kes ütlevad, et ma ei ole elu sees kuskil käinud, see on mu esimene reis ja ma arvan, et see avardab silmaringi ja annab ikka väga palju uusi teadmisi. Selline saigi tänane saade. Me saime tuttavaks kooliga, mis on pakkunud 120 aastat kutseõppeharidust Valgas. Edu, jõudu, jaksu järgmiseks 120-ks ja teile aitäh vaatamast!